Täna siis räägime kirjutamisprotsessist, sissejuhatamise ja lõppsõna võimalustest ning siis ka nõuetest teemaarendusele. Sissejuhatus peab looma seose ja silla järgneva arutluse vahel. Tegelikult siis sissejuhatuse lõpus püstitate kirjandi nagu siis peaprobleemi või tuummõtte, millele kirjandi käigus hakkate vastust andma. Mõistete avamine. Nende mõningate sissejuhatuste juurde ma siis loen näiteid ka, aga mitte kõigi juurde. Kõrvuta sissejuhatus ja lõppsõna. Analüüsi neid üksteise järel. Võrdle ja vaata. Kuna lõppsõna on variatsioon sissejuhatuse mõtetele, siis selle tõttu saabki vaadata, kas sissejuhatus ja lõppsõna moodustavad terviku.